kõnnid minuga, pole mul miskit karta. Sest sa oled mu tee, kui eksinud, oled mu rada pimedal, oled mu tee, sa oled mu tee. Ja kui sa kõnnid minuga, pole mul miskit karta. Sest sa tere tulemast kõikide kolmkoguse teenistele, aga te võite praegu võtta istet ja vahepeal tulevad mõned teated ja üks videotunnistus ja hiljem saame koos teha muusikat edasi. Tere! Ma annan teile edasi mõned teated. Meie järgmise teenistuse teema on kristlus ja budism, mis on samuti siin vastavalt kellaaegadele kell 2 või kell 4. Meil on tulemas mõned üritused, tüdrukutele lausa 2 tükki, millest üks on 3D tüdrukute õhtu laupäeval 22. märts ja garanteeritud on hea söök, photoshootid, kui ilm lubab, grillime me vahukomme õues ja üritus hakkab kell 5. Ja võite kutsuda kindlasti ka oma sõbrannasid, sest see tuleb väga lahe aeg. Ja selline suurem üle-eestiline konverents nimega Filter on 5. aprill Tallinnas ja see on mõeldud kõikidele, ükskõik mis vanuses naisterahvastele. See koosneb erinevatest seminaridest ja töötubadest. Mõned teemad näiteks parim mees ajaloos või enesekaitsekoolitus ja nii edasi. Ja kõikidel, kes tunnevad end kuidagi mehelikult, siis 12. aprill on meeste väljasõit ja seal on vist saun ja töö tegemine põhiliselt. Ja ma räägin ka korjandusest veidi ja järgnev on pigem mõeldud koguduse liikmetele, kristlastele, sest et elud, mida me elame, ei ole meie endi omad. Need on meile antud Jumala poolt kingitusena, õnnistusena ning samuti see kõik materiaalsus, mis meile antakse, on õnnistusena samuti antud. Et me seda kasutaksime elus. Ja kui me kristlastena teame, et meil on kohustus, nii-öelda hea kohustus anda see osa, mis tegelikult polegi meie oma, tagasi Jumalale, siis ometi on siin iga pühapäev keegi, kes sellest räägib. Kuigi me teame seda niigi ja seda ei oleks vaja. Kui sa ütled, et järgid Jeesust, on ka vaja tegusid, mitte et teised inimesed näeksid, kui õilis või sa oled, et annetus on üks viis öelda Jumalale ja ka näidata, et võta ja kasuta mind,
veel rohkemateks asjadeks, sest ma usaldan sind ka oma rahaga. Kui mina varem, mul oli probleeme selle asjaga, siis minu mõtteviis oli pigem see, et jaa, ma armastan sind, Jumal. Ma usaldan sind, aga mitte oma rahaga. See on nii teisejärguline. Aga see ei ole õige. Sa ei pea mõtlema, et teised vaatavad, kas ja palju ma annan või sinna karpi paned. Sest kokkuvõttes on see sinu ja Jumala vahelise suhte osa, üks väga oluline osa. Ma ei saa öelda, et mul on päris ükskõik, mis sellest rahast saab, kui olen oma annetuse teinud või ülekande samuti teinud. Ma saan vaid palvetada, et see kasutatakse headeks asjadeks. Minu osa siit on tehtud ja Jumal on seda näinud ja ta teab sind. Ta tunneb su ära. Sa ei pea teistele näitama, kui palju sa annad või kas sa üldse annad. Jumal teab seda. Ükskõik, mis rahaga tehakse, olen mina olnud ustav. Küsimus on, kas oled valmis kontrolli üle andma ja usaldama Jumalat? Ja kui sa vajad sel kallal rohkem tööd, siis usu, see on seda väärt. Muuda oma hoiakut ja suhtumist. Jumal väärib meie parimat. Ärme anna midagi andmise pärast, et teised näeksid, sest see on usaldus sinu ja Jumala vahel. Ja kui sa pole selles punktis veel, et sa saaks töödle, et Jumal, sa oled mind niivõrd õnnistanud ja ma armastan sind nii väga, et ma tahan sulle anda oma osa, siis ära anna üldse midagi. Tere, minu nimi on Leho ja ma räägin teile oma loo. Enne kristlaseks saamist ei teadnud ma, kes on Jumal või mis asi on kristlus. Ma olin kaugelt näinud kristlasi, aga polnud kordagi nendega rääkinud ja kirikus olin ma käinud ainult mõnel korral, kui me oleme kooliga või perega sinna läinud. Aastal 2012 ma hakkasin kirikus käima, sest mu vend kadus alati pühapäevatel ära ja ma ei teadnud, kus ta läks. Aga see oli vist 17. veebruar, kui mu vend tuli koju ja ütles, et täna mu ristimised ja me läksime perega ta ristimistele. Peale mu venna ristimist ma tundsin ka asja vastu huvi ja seal oli üks tore perekond, kes julgustas mind hakata kirikus käima. Ja nii ma siis hakkasingi vennaga koos pühapäeviti kirikus käima. Me käisime Annelinna koguduses, mis on väga tore ja väike kogudus, aga noortele see ei ole just nii väga huvitav. Ma käisin seal paar kuud, kuid ma ei tundnud ennast seal kodusena. Niisiis, ma hakkasin otsima teisi kogudusi, kus ma saaksin käia, mis oleksid huvitavamad noorte jaoks. Sel aastal toimusid ka piiblipäevad Tartus ja mind kutsuti nendele. Ma käisin seal viimasel päeval ja ma kuulsin evangeeliumi ja ma sain aru sellest, et ma ei saa olla siin maailmas ilma Jeesuseta, sest ma vajan teda ja ma andsin oma elu sel päeval Jumalale. Kuid kõik ei läinud ülesmäge, vaid hoopis vastupidi. Kaugenesin Jumalast. Tolle aasta lõpul ma nägin Facebookis postitust, et 3D kogudus korraldab lauamängude õhtu ja ma otsustasin sinna minna. Kohale jõudes ma tutvusin paljude toredate inimestega ja ma sain nendega headeks sõpradeks. Sellel õhtul kutsuti mind ka 3D koguduse talvelaagrisse. Talvelaagris ma leidsin uuesti oma usu ja sain sealt ka uusi tutvusi ja sain ka sealt oma elu esimese piibli. Uue aasta algus oli väga hea. Minu suhe Jumalaga oli täiesti hea. Ma lugesin piiblit ja ma käisin regulaarselt koguduses. Kuid üsna pea ma avastasin, et minu prioriteedid olid sätitud niimoodi, et teised inimesed olid kõrgemal kui Jumal ja see ei toiminud ära.
üsna pea ma avastasin, et ma olen väga sügaval masenduses ja ma ei osanud enam midagi teha. Ma arvasin, et minu suhe Jumalaga on täiesti lõppenud ja et ma olen tema silmis mitte keegi. Kuid see tegelikult ei olnud niimoodi. Tol aasta suvel ma võtsin osa ülepiirilaagri korraldamisest ja olin seal üks tiimijuhtidest. See laager oli minu jaoks kasutus. Ma tundsin, et ma pean tegema järgmise sammu ja ma sain ristitud. Peale ristimist hakkas mu usuelu aina paranema ja ma tundsin, kuidas Jumal toob minust esile need küljed, millega ma saaksin just kogudust teenida. Praeguseks olen ma jõudnud sinnamaani, kus ma teenin kaasa 3D koguduse noortekas muusikaga. Ma olen seal muusikajuht ja ma tunnen, kuidas Jumal on saatnud selle mulle vastuseks, et see ongi minu and, millega ma saan koguduses kaasa teenida. Selle aja jooksul, mil ma olen olnud kristlane, olen ma läbi läinud nii headest kui ka rasketest aegadest. Ma olen aru saanud, et koos Jumalaga on nendest asjadest palju lihtsam läbi minna ja ma ei kujutaks oma elu ettegi ilma Jumalita. Selle paari aasta jooksul on Jumal totaalselt muutnud minu elu ja ma usun, et Jumal võib ka muuta sinu elu. Standing here in your presence, in a grace so relentless, I am won by perfect love, wrapped within arms of heaven, in a peace that lasts forever, sinking deep in a mercy sea. I'm wide awake, drawing closer by grace. Oh, my heart is yours. Oh, fear removed, I breathe you in, I lean into your love. Oh, your love. When I'm lost, you pursue me. Lift my head to see your glory, Lord of all. So beautiful. Here in you I find shelter, captivated by the splendor of your face. My secret place. I'm wide awake, drawing closer by grace. Oh, my heart is yours. Oh, fear removed, I breathe you in, I lean into your love. Oh, your love. Your love so deep is washing over me. Your face is all I seek. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry, to know you all my life. I'm wide awake, drawing closer by grace, and all my heart is yours. Oh, fear removed, I breathe
to your love. Oh, your love. selle eest, et me saame olla sinu ees ja sind kiita läbi nende laulude, Jumal, nende palvete, Jumal, mis me sinu poole palvetame ja just Jumal, ma tänan, et sul on hea meel meist, Jumal, ja lihtsalt palun, et meie südamed võiks olla sinu poole.
No nii, tere minugi poolt. Ma arvan, et ei tea mind enamus vähemalt mitte, ma olen Peep. Elan Tartus, olen sündinud siin, üles kasvanud siin linnas, olen praegu ristekoguduse pastor ja täna seisan teie ees suure ühelt poolt koormaga ja teiselt poolt ma tunnen au, et ma saan olla siin teie juures rääkimaks nii keerulisel teemal, nagu on agnostitsism ja ateism ja tegelikult see on nii filosoofiasse kalduv teema tegelikult, et 30 minutit või 35 minutit, mis mina siin olen ja pean peamiselt monoloogi, sellega me suudame ainult natuke kraapida seda pinnast. Ja ma ei tea, kes sa täna siin oled, võib-olla sa oled siin inimesena just, kes tuleb siia, et kuulata nüüd põhjapanevaid jumala tõestusi, siis me natuke või jõuame sinna sisse minna, aga ma ütlen, et kui sa tunned huvi selle vastu, siis see on hea esimene samm, aga me ei jõua kindlasti lõpuni minna. Ma alustaks täna sellest, et küsida sult, küsida teilt tegelikult, et mis te arvate, kes on siin ruumis kõige targem inimene? Te võite mõelda, võite näpuga näidata kellegi peale. Kui te teate juba, kes siin kõige targem on, siis näidake tema peale ka näpuga, kes siin on kõige targem. Ma tahaks teada, kes siin, mõned näitavad sinnapoole, ma ei tea, Jakobi peale näitavad paljud näpud muidugi, jah. Tegelikult, ma ei tea, tegelikult ma ise... Okei, me näitame kelle peale iganes näpuga on ju praegu, aga me mõtleme alati enda sees, et ma olen päris tark ka. Kahju, et teised ei märka seda on ju, aga ma olen tegelikult päris tark. Okei, mõtle hetkeks, kui palju sa tead asjadest. Mõtle nüüd kõikide asjade peale, mis on universumis. Mõtle füüsika, bioloogia, mõtle asjade ehituse, keemia, kõikide reaktsioonide asjade peale, mis on sinu ümber. Kui palju sina ja mina mõistame või teame kogu sellest asjast, mis me ümber on? Kui suur protsent teadmisi meil on? Kas 10%? Ei ole. 1%? Kaugeltki mitte. Meil oli isegi 1% tead. Ma arvan, kui sa võtaksid enda teadmise, kui mina mõtlen enda teadmise, ja ma olen õppinud päris palju, ma olen ikkagi päris väga rumal, aga kui ma mõtlen enda, siis mu teadmised maailma asjadest on võib-olla 0,000 mingi 1% kuskil peale 10 nulle, kui ma mõtlen, mida ma tean. Ja tegelikult täna me olemegi seal. Me teadmised 0,01% asjadest, mis on siin universumis. Ja samas me tihti selles samas väikeses murdosakeses protsendis, milles me asjadest teame, opereerime sellise kindlusega, et nagu me teaksime kõiki asju, mis on me ümber toimumas. On ju? Ja täna tegelikult ma alustakski sellest, et kui me räägime Jumalast, kui me räägime Jumala tõestusest, kas on võimalik, et mingid asjad ja tegelikult väga paljud asjad siin maailmas jäävad meie 0,001% väljapoole. Ja mõtle, kui palju asju sinna mahub tegelikult. Me oleme eestlased enamusena vähemalt siin ruumis ja Eestimaal tehakse erinevaid uuringuid aeg-ajalt ikka on ju. Ja ma arvan, et mõned neist peegeldavad suuremad või väiksema tõenäosusega meid ennast ka. Mõned mulle meeldivad numbrid üldiselt, ma õppisin kunagi ülikoolis ka matemaatikat, mis oli suur naljanumber minu jaoks, sest ma ei saanud sellest lõpuni aru. Aga numbrid mulle siiani meeldivad. Aga teate, et näiteks kui me vaatame eestlaste usklikkust, olete kunagi mõelnud. Ja ma arvan, et siin täna ka oleme erinevad inimesed. Mõned usuvad Jumalasse, mõned on Jeesusega kokku saanud, vähemalt nad väidavad seda, teised alles me mõtleme, kas Jumal on olemas. Et kui eestlastelt üldiselt küsida, siis ütleb 13%, et ma olen usklik. Ja tervelt 28% ütleb, et ma olen pigem usklikkuse poole kalduv. Nii et tegelikult see protsent on seal kuskil 42-43% eestlastest, kui küsida, siis nad ütlevad, nad on usklikud või pigem usklikud. Mida see tähendab, see on hoopis teine küsimus. Aga see on inimese enda arvamus, et ma olen pigem usklik. 33%, suur kolmandik on täitsa poogel. Ma ei tea, kas ma usun, ma ei tea, kas ma ei usu, aga mul täitsa ükskõik. See ei ole minu teema. Enamus minu sõpra on selles kategoorias. Ja siis ateiste tegelikult, ateist on siis keegi, kes eitab Jumala olemasolu. Tegelikult neid on me ühiskonnas vähemalt viimase usuelust ja elust uuringu põhjal, ma ütlesin vales järjekorras, aga uuring, mis tehakse iga 5 aasta tagant, selle põhjal on Eestis tegelikult ateisti kuskil 10%, kes teadlikult eitavad, et Jumal on olemas. Aga vaadake, kui me vaatame nüüd, mis asi see usk, nagu me, üritame nüüd vaadata, mis asi see usklikkus siis on. Eesti, kui vaadata kõikide Euroopa riikide pingereas, siis Eestis on kõige vähem inimesi Euroopa riikides, kes usuvad, et on olemas isikuline Jumal. Me on umbes erinevate uuringute järgi, aga umbes kuskil 16%.
Nüüd sellest 43 ütleb, me oleme usklikud, aga kõigest 16% me rahvastikust usub, et on olemas isikuline jumal. Ja seal sees on nii venelased kui eestlased kui kõik rahvused. Eestlased on üldiselt vähem religioossed üldse. Ja samas teistpidi vaadatuna inimesi, kes Eestis usuvad, et on olemas mingi kõrgem võim, mingi vägi, millele, aga kes ta täpselt on, neid on meil Eestis kõige rohkem kõikidest Euroopa riikidest. Meil on 54% rahvastikust. Usub, et on olemas keegi, on olemas miski. Aga mis see täpselt on, seda ma ei tea. Pole võimalik teha. Teine asi, mis mulle endale meeldib, on see, et kui me vaatame lihtsalt, ma ütlen peaaegu viimane asi numbrites, mis ma ütlen. Kui Eestis on, teate, kui palju inimesi, kes usuvad, et on olemas maavälised agressiivsed jõud, keda me mõnikord nimetame ufodeks, ja kes võivad tulla ja maailma ära vallutada. Meie hulgas on neid 16%, enamus mehed. 16% Eesti maalastest, enamus mehed, usuvad siis, et on olemas maavälised agressiivsed jõud, kes võivad tulla vallutada meie maailma. Ja 16% inimesi, sama suur hulk, kes usuvad ufude agressiooni, on tegelikult 16% inimesi ütlevad, et religioonil, ükskõik mis religioonil, islamil, budismil, millel iganes, on üldse mingisugune tähtsus nende elus. Nii et me oleme eestlastena küll usklikud, usume mingisse vaimu või vähesse jõudu, aga samas me ei seosta ennast sellise religioosse kirikuga. Me tahame olla iseseisvalt usklikud, ükskõik millest see siis on. Ja lõpuks, kui vaadata noori, alla 30 aastaseid, siis seal need numbrid kukuvad radikaalselt. Kui sina tahad olla, tead sa, mõnikord me noortena tahame olla nagu teistest eristuda. Kui sina tahad eristuda teistest noortest Eestimaal, siis piisab sellest, et sa oled noor, kes ütleb, et ma usun Jumalasse ja ma olen piiblit lugenud. Siis sa täiesti saad nagu see on alla 10% on selliseid noori, kes ütleb, nad on käinud kunagi kirikus või käivad regulaarselt kirikus ja on kunagi piiblit ka lugenud. 90% ütleb, ma pole iial ühtegi neist teinud. Nii et kui sa oled täna siin, siis suure tõenäosusega sa oled väga nagu eristuv teisest massist, nii et ma ei tea, kas see meeldib sulle või mitte, aga see on mõned numbrid sellest, kes me oleme ja kus me tuleme eestlastena. Täna ma peaks rääkima siin ateismist, mis siis tähendab Jumala olemasolu eitamist, või siis teiselt poolt agnostitsism, ehk siis on see, et me ei saa iial teada, kas Jumal on olemas. Kui ta on olemas või kui ta ei ole olemas, siis ta on, ma ei saa, inimesena ma ei saa iial seda kindlalt väita, ei ühte ja teistpidi. Kas te teate, kes olid, keda üldiselt süüdistati esimesena ateismis? Kindlasti neid on enne mõnda ka, aga kui me läheme ajaloos tagasi natukene, Rooma impeeriumi algusaegadel, kus Kristus oli hakanud just levima. Seesama veider mees, kellest hakati rääkima kui naatsaretlasest, Jeesusest, oli surnud ja siis väidetavalt üles tõusnud ja siis tema järgijaskond hakkas levima plahvatuslikult. Rooma impeeriumis hakati süüdistama kristlasi 3 asjas, millest 2 oli see, et nad on kannibalistid, et nad söövad inimese liha ja verd. See on püha õhtu söömaaeg, kui sa oled kuulnud. Ja siis teine asi, mille süüdistati kristlasi, oli see, et nad on ateistid. Sest nad ei uskunud neid jumalaid, kes olid Rooma impeeriumis. Nad rääkisid, et need ei olegi jumalad. Ja et nad on ateistid, nad eitasid teiste jumalate olemasolu, välja arvatud ühe jumala olemasolu. Nii et kristlaste, et mõnes mõttes me räägime ateismist, aga teate, kristlased ise on kandnud ateistide tiitlit, nii et ma ei tea, millest me täna peaksime siin rääkima. Aga olgu, hakkame peale kuskilt otsast. Esimesena, nüüd ükskõik, kes sa täna oled siin, millesse sa usud, mis religiooni sa pooldad või sa ei usu üldse millessegi. Ma ütlen sulle, meie usklikkus, ükskõik millesse, põhineb 3 teguril. Kas me usume või ei usu, see põhineb 3 asjal, mis mängivad 3 faktoril meie elus. Ja need, kui sa mõtled oma elu peale, võib-olla sa pole kunagi selles võtmes mõelnud, aga need toimivad ka sinu elus. Et ühesõnaga, ükskõik kes sa oled, kas sa usud või mitte täna, see 3 tegurit, mis mõjutavad siin seda tegema või mitte tegema, siis on esiteks on sotsiaalne faktor. See on see, et kui on inimesed sinu ümber, kes lähevad sulle korda, mõned arvamusliidid, siis see, mida nemad usuvad või mida nemad ei usu, suunab sinu uskumisi. Me saame aru, nii see on. Teine faktor, mis öeldakse, mis mõjutab sinu usklikkust või mitteusklikkust, on minu enda personaalne kogemus. Okei, tore näed, see, et teised usuvad ja ma leidsin kogukonna, mis mind vastu võttis ja kus ma tundsin ennast armastatuna ja nemad usuvad sellest, aga siis mingi hetk tuleb mängu see minu enda personaalne kogemus. Kas näiteks see, et ma kunagi palusin ja Jumal ei vastanud? Või ma proovisin seda asja, see ei töötanud, või see just töötas. Ja Jumal kõnetas ja tuli ja puudutas. Ja see personaalne kogemus on teine faktor, mis mõjutab seda, kas me usume või mida me usume või ei usu. Ja 3. faktor, 3. tegur
on intellektuaalne, mõistuslik. Kas ma nõustun sellega, mida see religioon on, kas ma ei nõustu sellega ja see mõjutab mind ühes või teises suunas. Ja täna tegelikult, kui me räägime ateismist ja agnostitsismist, siis kindlasti me räägime rohkem ka sellisest, ja üldse selle seeria jooksul, ma arvan, me räägime rohkem sellisest intellektuaalsetest argumentidest, mis võivad meid mõjutada ühele või teisele poole. Ja teate, ma arvan, ükskõik, kui sa oled siin mittekristlasena, siis on see väga hea, et sa oled siin ja üritad aru saada ja mõista ja või vastu vaielda ja näidata kõigile, et tegelikult sa tead paremini, mis iganes. Aga kristlastena teate, kui oluline see on see, et me ära ei unustaks, et see, mida me usume, peab põhinema ka meie mõistusel ja ratsionaalsusel ja intellektuaalsusel. Teate, kui palju kordi mina olen näinud seda, et ma võtan usu vastu läbi sotsiaalsete isiklike tegurite. Ma usun, minu sõbrad uskusid, mu perekond uskus ja Jumal kõnetas mind ja puudutas mind ja ma üldse ei süvenenud sellesse, kas see Kristus on tõsi. No küllap ta on, aga ma ei mõelnud selle peale, et Jeesus tõusis üles ja suri ja ta on Jumal ja ta on Jumal poeg ja siis on Jumal isa ja Jumal vaim on veel olemas ja piibel on see, mis ütleb mulle, kuidas asjad on. Aga siis ma nägin ühte saadet telekas korraga ja seal öeldi, et piibel ei ole enam niimoodi tõsi. Vaid siis seal ma nägin Discovery's ühte saadet, kus Jeesus ei olegi tegelikult üles tõusnud. Või siis ma kolisin teise linna ja korraga kadus mul kogukond ümber ära ja ma enam ei teadnud, mis vastused mul on nendele rasketele küsimustele, kui tuldi minu käest küsima neid. Ja korraga ma kaotan oma usu, sest et ma ei ole kindel, kus ma seisan ja millesse ma usun. Nii et kui sa oled ka kristlane, tead sa, täna me ei jõua sellesse kõikse minna, aga kui te ütletate kristlased, kui te armastate Jumalat, siis teate, üks parim asi, mis te saate teha, on kahelda ja küsida ja uurida. Sest et tuleb hetk, kus teie ümber see mõnus, soe, pehme, niiske mullike, kus te olete kristlik mullike, läheb pauguga lõhki ja siis te olete vastamisi sellist teravate küsimustega korra, kui sul pole alust, mille peal seista, siis su usk kaob nagu nalja minna. Täna me läheme siis nüüd sinna, proovime siis agnostikute või ateistide silma läbi vaadata või tegelikult läbi üldse, mis siis tähendab uskumine. Ja me läheme natuke filosoofiasse ja võib-olla ma isegi ei saa aru, millest ma siin täpselt räägin ja kui räägime teist täitsa lõpp, siis hakkage karjuma ka, kui asi läheb liiga keeruliseks ja siis läheme edasi ja mis seal ikka, siis targemad inimesed võtavad üle selle, milles mina jään puudulikuks. Näete, ma ostsin täna ühe redeliga, ma tulin ristelt, meil oli hommikul teenistus ära ja siis vahetasin kodus särgi ära ja siis tulin siia ja käisin ehitusaabet seest läbi ja ostsin redeli. Peab olema ka midagi näitlikku alati vaadata, et kui kõneled, midagi ja lõpuks ei mitte midagi meelde, niikuinii sellest, mis ma rääkisin, aga mäletatakse, redel oli lava peal. Mis see redel siin tegi? Jube segane värk oli, aga need redel oli lava peal. Teate, täna räägime sellest, kui Jumalasse uskumisest ühesõnaga. Ma tahaks öelda, et Jumalasse uskumine on teekond nagu 3-astmeline redel, kus sa astud ühelt astmelt teisele, kuni lõpuks oled sa siin lael 3D koguduses. Et on 3 astet, millest koosneb me teekond Jumala juurde. Ja need 3 astet on siis järgmised. Ükskõik, kus sa oled ja võib-olla sa mõtled tagasi oma teekonnale ja sa näed neid astmeid. Võib-olla sa pole mõne astme peal käinud, siis mine tagasi sinna, sest ma julgeksin väita, et võib-olla see usk, mis sa arvad, et see on kindel, ei olegi nii kindel ja ühel hetkel kaob ära. Esimene aste, millele teele minnes me astume, kui me hakkame mõtlema Jumala olemasolust. Okei, ma ei usu Jumalasse või ma ei ole kindel, kas Jumal on olemas, nagu agnostitsism või ateism väidab. Esimene aste, siis redeli aste on see, et me mõistame, et Jumalasse mitte uskumine nõuab sama palju usku kui Jumalasse uskumine. Kas sa oled kunagi mõelnud selle peale? Jumalasse mitte uskumine nõuab sama palju usku nagu temasse uskumine. Argumendi, ma ütlen kohe alguses ära, pole võimalik tõestada ära Jumala olemasolu. Mina ei suuda seda teha ja tegelikult ma julgeks öelda, mitte keegi ei suuda seda teha. Ja tahan ma ütlen teise argumendi sulle ka. Jumala mitte olemasolu pole täpselt samamoodi võimalik tõestada. Me elus on terve hulk asju, mida polegi võimalik tõestada. Mida ei olegi võimalik tõestada empiiriliselt,
näiteks nagu meie mälu olemasolu. Sa ei saa tõestada seda, et sul on mälu olemas, välja arvatud, sa hakkad mälu kasutama. Ja kui me üritame füüsika ehk mateeria füüsilise universumi abil hakata seda lõikuma liistudeks ja laastudeks ja tõestada Jumala olemasolu, siis tegelikult me jõuame mingi hetk tupikusse. Sest Jumal oma definitsiooni järgi asub sellest mateeriast ja füüsilisest maailmast väljaspool. Ja automaatselt tähendab, sa ei suuda tõestada midagi, mis asub sellest mateeriast väljaspool selle mateeriaga. Nii tema olemasolu kui mitte olemasolu. Kui me tahame tõestada asju, mis on siin maailmas, füüsilised objektid olendid, näiteks lumeinimene. Võiks öelda, et ma usun ainult nendest asjadesse, mis on tõestatud, nende olemasolu on tõestatud. Kui sa usud lumeinimesse, siis selleks, et me usuksime temasse, me peame tõestama, et on olemas. Sest on sellest universumist. Jumala kohta me ei saa seda öelda. Mõnikord me ütleme, tõesta mulle, et Jumal on olemas. Aga tasub väljaspool seda universumit. Need samad seadused me ei saa loodu põhjalt defineerida või tõestada loojat lõpuni. Me vaatame hiljem, et me ei saa teda tõestada, aga me saame leida vihjeid tema olemasoluks. Aga sellelegi vaatamata tegelikult on ju meil igavene hulk vastuväiteid Jumala olemasolule. Ja kindlasti võib-olla sa isegi mõtled mõned asjade peale ja ütled, et see niimoodi ongi. Näiteks, et kuidas saab olla olemas hea ja armastav Jumal, kui mu ümber on maailm täis kurjust? Või et kuidas seletada siis seda, et kui Jumal on hea väidetavalt ja on olemas, siis Jumala järgijad on nii halvad. Ja vaadake, kui palju kurjust on kiriku ajaloos või ükskõik islami ajaloos või ükskõik mis usundi ajaloos. Või et Kristuse see väide, et on ainult üks õige tee Jumala juurde, kuidas see kehtida võib? See arrogantsus ja selline üleolek, mis ma küll ei usu sellesse Jumalasse. Või kuidas saab armastav Jumal saata inimesi põrgusse? Või teadus on tõestanud, et Kristus on vale, või Piibel ei ole usaldusväärne ja nii edasi. Neid väiteid on mitmeid. Vaataks ainult kahte lühidalt ja ütlen nüüd see, ühesõnaga kahte lühidalt, siin võiks väga pikalt rääkida iga väite põhjal ja raamatuid on kirjutanud, filosoofid on kirjutanud ja vaielnud ja nii edasi selle üle väga palju. Aga kui me vaataks näiteks kas või seda, et väidet, et kui on olemas maailmas, kui me vaatame enda ümber maailma ja siis me näeme, et siin on olemas kurjus, mis tundub oleva mõttetu ja kohatu. Välja teenimatu kurjus. See on esimene väide, et maailmas on mõttetut kurjust. Teine väide siis selle pealt on see, et kui on olemas armastav ja hea Jumal, kes on kõik võimas, siis kolmanda väitena peaks ütlema, et siin on vastuolu nende vahel. Kui on olemas armastav hea Jumal, kes on kõik võimas, siis ta peaks suutma elimineerida kurjuse. Filosoofid on selle hea Jumala ja kurjuse teema üle palju mõelnud ja nüüdseks targemad raamatud, mida mina lugesin, ütlevad, et kõik filosoofid ütlevad, et selle põhjal enam ei saa hästi Jumala olemasolu või mitte olemasolu nagu tõestada. Kaks vastuväidet sellele tavaliselt on see, et meil pole inimestena meie teadmiste põhjal, me ei saa kunagi väita tegelikult, et on olemas mõttetut ja tähendused kurjust ülekohut. Sest et meie enda teadmiste piir, me ei suuda kunagi tulevikku vaadata, esiteks meie teadmised on niivõrd piiritletud, et me iial tegelikult ei tea, et kui on olemas Jumal, kes on nii suur, et võtta vastu meie viha ja arusaamatust ja tema süüdistamist selles, ei suudaks anda ka põhjuse kõige mõttetumale näivale kurjusele. Ja kui igal kurjusel võib olla põhjus, millest me lihtsalt aru ei saa, siis järelikult see argumentatsioon kukub kokku. Või teine arusaam, kuidas sellele samale dilemmale läheneda, on see, et et kui on siis olemas see Jumal ja siis on olemas see kurjus siin maailmas, aga võtame selle Jumala siit valemist välja, kas siis jääks kurjus maailma? Ja kõik tegelikult oleks nõus, isegi kui Jumalat ei oleks või kui Jumal on. Kurjus on ikka maailmas, ikkagi oleks tornaadod, ikkagi tuleks tsunamid, ikkagi väiksed vaesed lapsed sureksid, kes ei ole millegi süüdi. Kui kurjus on niikuinii olemas maailmas, hoolimata sellest, kas Jumal on siin või valemis sees või mitte, siis tegelikult me näeme, et nad on nagu erinevad dimensioonid, et üks ei vasta teisele. Ja teine küsimus, teine väide, millega öeldakse, et Jumalat ju ei ole olemas, tihti Eestis vähemalt minu kogemusel on see, et vaata kiriku ajalugu, vaata, mis on religioonide nimel kurjad. Kuidas öeldakse, et inimesed, kes usuvad Jumalasse, on võimelised nii palju kurja tegema?
tegelikult see väide ei tõesta mitte midagi, kui sa mõtled, sest et kui sa vaatad ükskõik mis maailmavaadet, mida nad usuvad Jumalast või kas nad üldse usuvad Jumalast, siis me näeme, et inimese südames on olemas koht kurjusele, mis on võimeline tegema uskumatuid asju. Okei, kristluses me saime ristisõjad, islamist me saime globaalse terrorismi, okei. Aga ateismist me saime Stalini ja punakmeerid. Nii et ükskõik mis maailmavad, ükskõik mis arusaam on Jumalast, on inimene võimeline kurjust, mis ületab kõik piirid ja arusaama. Nii et esimene väide, kui sa oled teel Jumalat, mõtlema, kes on Jumal, on see tegelikult, et sa mõistad korraga, et Jumala olemasolu eitamine nõuab sama palju usku, nagu tema olemasolu jaatamine. Aga tässä ma ütlen sulle ühe asja, enne kui me edasi läheme. Kui meie ei suuda ja kui sina ei suuda tõestada Jumala mitte olemasolu, kui te elad sellele vaatama nii, nagu teda olemas ei oleks, see võtab tegelikult tohutu riski. Kui sa ei suuda tõestada, et teda olemas ei ole ja sa elad nii, nagu teda olemas ei ole, see võtab tegelikult tohutu riski. Okei, teine aste. Kui esimene oli see, et temasse mitte uskumine nõuab sama palju usku, nagu temasse usku. Olete pannud tähele, et ateistidega mina vähemalt olen näinud küll, et ateistid, ja ma ei taha üldse sulle, kui sa oled ateist, ma ei taha kuidagi näpuga näidata, aga et tihti ateism piirdubki sellega, et tõestatakse, et näed, püütakse auke teha Jumala tõestustesse. Ja kunagi püütagi ära tõestada, et Jumalat ei ole olemas, nii et see on nagu ebauske mäng. Aga teine aste nüüd on see, et Jumalasse mitte uskumine nõuab tegelikult suuremat usuhüpet kui Jumalasse uskumine. Nii et sa liigud nüüd ühe aasta võrra edasi. Okei, sa nägid, et usk on mõlemal juhul vaja. Nüüd teisel astmel sa näed, et temasse mitte uskumine mõnikord nõuab veel suuremat usku kui temasse uskumine. Rooma kirjas Paulus räägib esimeses peatükis. Paulus oli üks selline algkiriklike juhte ja ta räägib roomlastele, sellised filosoofiliselt targad inimesed Rooma impeeriumi pealinnas elavad, siis Rooma linnas elavad kristlased, ütleb järgmist. Ja ta räägib nüüd Jumalast. Ja ta ütleb, sest see, mida teatakse Jumalast, on nende keskel avalik. Jumal on seda neile avaldanud. Tema nähtamatu olemus, tema jääda vägi ja jumalikkus on ju maailma loomisest peale nähtav, kui mõeldakse tema tehtule. Nii et nad ei saa endid vabandada. Sest et Jumalat tundes nad ei ole ülistanud ega tänanud teda kui Jumalat, vaid on oma arvamustega jooksnud tühja ning nende mõistmatu süda on jäänud pimedaks. Et siin korraga ütleb nendele kristlastele, ta ei hakka tõestama Jumala olemasolu. Aga ta ütleb, et kui me kõnnime mööda elu, oma eluteed mööda, siis tegelikult kui me vaatame korraga avame silmad, siis me ümber on palju vihjeid selles, mis on me ümber, loomingus, Jumala väe kohta, tema suuruse kohta, tema nähtamatuse kohta, tema teistsugususe kohta. Ja sellele vaatamata on meil vabadus võtta seda vastu või mitte. Ja nõnda ma ütlesin, et Jumalat ei saa tõestada ära. Aga kui sa oled vaadanud CSI näiteks või muid sellised toredad saated, siis sa näed, et on olemas sellised asitõendid, on olemas vihjed, mis ei ole tõestused iseenesest, aga nad on vihjed millelegi. Näiteks, kes on süüdi või mis juhtus või nii edasi. Ja ma usun tegelikult, kui me vaatame enda ümber, nagu Paulus ütles, siis maailmas me võime näha vihjeid kellelegi, kes on nähtamatu, kes on intelligentne ja samas, kes on armastav. Mõned vihjed, me ei jõua taaskord nendesse kõikidesse minna, aga need väga huvitavad. Mul on üks raamat kaasas, pärast unustasin selle siia lavale võtta, aga Reasons for God, Tim Kelleri kirjutatud raamat, paks raamat, mis räägib paljudest nendest asjadest, tasub lugeda, kui sa tahad rohkem täpsemalt teada sellest. Aga näiteks mõned vihjed sellele, mis mõnikord nagu vihjavad Jumalale ja mis näitavad tegelikult, et uskuda temasse on tihti lihtsam kui mitte uskuda. Esimene on see, et üha enam usutakse, et universum on tekkinud läbi suure paugu, on ju. Ja vaatad, oli mingi hetk kuskil ajal, kus kõiksus sai alguse mingi lõpmatult väiksest punktist, tohutust energiast. Oli see hetk, kus kõik sai alguse. Aga selle peale teadlased ei oska vastata, mis selle põhjustas, mis oli enne seda.
Või kes oli enne seda? See, mis iganes ennem pidi olema suurt pauku, pidi olema väljaspool seda loomingut, mis praegu on. See pidi olema väljaspool seda mateeriat. Mis asi see oli? Või kes see oli? Teine peamine väide, üks vihjeid Jumala kohta, on see, et kui sa vaatad tänast universumit, isegi kõige suuremad ateistid nagu Dawkins, nad peavad nõustuma sellega, et kui vaadata füüsiliselt ja keemiliselt ja kogu selle universumi komplekssust ja samas kalibreeritust, siis tundub nagu universum, kõik, mis siin oleks, on me ümber, on otse kui loodud ja paika timmitud selleks, et võiks tekkida siia elu, et võiks tulla siia inimene elama. Räägitakse 4 põhi konstantsest jõust või tegurist, ühesõnaga on olemas 4 jõudu, gravitatsioonijõud, elektromagnetism ja siis tuuma sees on 2 jõudu veel, nõrk ja tugev jõud, mis hoiavad seda aatomit puruks minemast, hoiavad osakesi koos ja ma ei ole füüsik midagi, aga 4 jõudu, mis on, kui vaadata nende jõudude konstante, siis nad on tuhandid, nad on peale komakohti, ma ei tea, sadu numbreid ühesõnaga. Kui sa võtad need samad 4 jõudu näiteks ja muudad ühe väikse komakohakese seal 100. kohal ära, siis elu siin universumis muutub võimatuks. Kui sa võtad inimese ensüümi, väikse valgub, mis on selline katalüsaator meil sees, mis rääkida pärast meditsiinitudengitega, ta räägib täpsemalt ensüümi. Teadused ütlevad selline, et inimensüüm on just selline, nagu ta on. Selle tõenäosus matemaatiliselt on 1 10. astmes 40 000. Et meie ensüüm on just selline, nagu ta on. Ja kui sa võtadki matemaatiliselt, neid raamatuid on mitmeid kirjutada, aga ükskõik, kuidas sa võtad seda, et kui sa vaatad seda universumit ja lihtsalt ütled, et see on juhuslikult tekkinud mingi paugu tulemusena, selles mõttes, et ja aatomid on suvaliselt kokku tulnud ja toimivad mingid keemilised reaktsioonid ja siis selle tulemusena universum selline, nagu ta on. Siis see tõenäosus on nagu praktiliselt olematu. Üks oli, viimane number, mis ma nägin, oli ükskord 10 astmes, vist oli 123 või kui seda hakata arvuliselt kirjutama, siis ei pidanud universumisse see number ära mahtuma. Ma ei saanud sellest enam aru ja nii ma loobusin ühesõnaga, et see argumentatsioon sellest, et universum nii tohutult täpselt kalibreeritud paika. Selleks, et meie siin võiksime elada. Ja Dawkins võib vastuväide sellele on see, et okei, võttes lõpmatu hulga universumeid ja lõpmatu hulga aega, siis võib olla paralleelseid universumid tohutult palju. Ja lõpuks ühest tohutult paljudest universumitest on need tingimused paigas, et inimesed võiksid siin elada. Et põhimõtteliselt on see võimalik, jah. Aga selle uskumine mõnes mõttes nõuab rohkem usku, kui see, et uskuda, et siin on mingi mõte ja idee taga. Võiksime veel pikalt rääkida looduse regulaarsusest, mida teadus ei suuda põhjendada ära, miks järgnevad aastaajad üksteisele. Me lihtsalt eeldame usu teel, et see juhtub jälle, kevad tuleb ja armastus on õhus, jälle usum. Või me võiksime rääkida iluvihjest. Kas pole nii, et näiteks, et ükskõik, kus oled võib-olla masenduses, depressioonis, aga kui sa oled mingi kunstiteosega või muusikateosega või millegi ilusaga silmitsi, siis korraga sa tunned, asjal on mõte, elul on mõte ja väärtus ja tähendus. Et see ei ole lihtsalt mingi selline, või kui sa esimest korda armastad kedagi või oled armastad, siis korraga tunned, et see ei ole lihtsalt mingi selline keemiline reaktsioon või aatomite juhuslik toimimine sinu sees, vaid midagi rohkemat on. Ja Püha Augustinus ütles tegelikult, et see on rohkem isegi kui see, et me märkame ilu ja tunneme, et mida suurem tähendus on. Vaid et nendel hetkedel me tegelikult tunneme igatsust, et me olemegi loodud sellise ilu jaoks, sellise tähenduse jaoks. Ja need hetked on need kohad, kus me mõistame tegelikult, me oleme loodud Jumala jaoks. Või me võiksime rääkida siin, üks asi, millest võib rääkida, miks on olemas inimõigused näiteks? Miks me inimestena, ühiskonnana arvame, et on olemas inimese elul väärtus? Kus kohas see mõte tuleb? Kas see on, me võime siin öelda, et see on 3 kohast tuleneb ta on ju. Et esiteks võib ta tulla loodusest, loodusseadustest, evolutsiooni tulemusena. Et sellepärast me oleme õppinud ajalooliselt, et inimese elul on väärtus ja siis praeguseks on muutud normiks ühiskonnas. Aga kui sa vaatad loodust, siis sa näed, et vastupidi loodus toimuvad teised seadused, tugevam ja bellu. Tugevam on täielik õigus süüa nõrgem ära. Et järgud loodusest, evolutsioonist iseenesest ei tule see, me arusaam ühiskonnas läbi aegade üldine arusaam, et inimelul on väärtus.
See ei saa loodusest, evolutsioonist ainult tulla. Okei, kust ta siis tuleb? Kas ta tuleb näiteks lihtsalt see, et mingi seaduskogu on ühiskonnas mingi valitsus või mingi grupp mõjukaid inimesi on otsustanud, et inimelul on väärtus? Kas siis on genotsiidi teise maailmasõja ajal toimunud kuritegude näiteks, kas need olid halvad sellepärast lihtsalt, et teatud mehed ütlevad, et need olid halvad? Tegelikult me tunneme ise südames igaüks inimesena, et mingid asjad on halvad, hoolimata sellest, kas öeldakse nende kohta või mitte. Meil on endasse kompass olemas. Kolmas variant on siis okei, kas oli järsku, kas inimese elul on väärtus sellepärast, et on loodud kellegi poolt ja ta on loodud selle kellegi näoliselt, Jumala näoliselt, järsku sellepärast on inimelul väärtus. Ja filosoofid tihti jooksevad ummikusse, nad ei taha öelda, et okei, Jumalast tulevad inimõigused või moraalsed, eetilised normid. Nad ütlevad lihtsalt, nad on olemas ja me ei tea, kus nad tulevad, aga nad on olemas meil ühiskonnas. Näiteks on üks vihje taaskord, mida on raskem, mõnes mõttes minul on raskem, kergem uskuda, et need tulevad Jumalast kui kuskilt mujalt. Ja neid vihjeid on ümber veel ja veel. Nii et esimene aste, kui sa oled teel mõtlemas, kes on Jumal, on see, et sa mõistad, et Jumalasse uskumine ja mitteuskumine mõlemad nõuavad usku. Teine aste on see, mul see redelil ronimine ei lähe täna hästi. Teine aste on see, et sa mõistad, et tegelikult Jumalasse uskuda on tihti lihtsam, kui temasse mitte uskuda. Ja kolmas tase, kus sa siis lõpuks jõuad, on see, et Jumalasse uskumine peab muutuma teoreetiliselt, intellektuaalselt tasandilt isiklikuks veendumuseks. Ja Paulus ühel hetkel taaskord, kui ta oli mitte enam Roomas, kirjutanud roomlastele, oli kreeklaste keskel, Ateenas. 17. peatükis me loeme natuke nagu sellest. See on hästi usklik rahvas. Nemad uskusid, nemad intellektuaalselt uskusid jumalatesse, kümnetesse jumalatesse, neil ei olnud probleemi sellega. Ja Paulus jäi seisma keset Areopaagi ja ütles, Ateena mehed, ma näen, et te olete haruldaselt jumalakartlikud. Sest kui ma läksin läbi teie linna ja teie pühamuid silmitsesin, leidsin ma ka sellise altari, millel oli kirjutatud tundmatule Jumalale, keda teie nüüd kui tundmatut teenite, teda kuulutan mina teile. Üks asi on uskuda Jumala olemasolusse ja jõuda intellektuaalselt selle arusaamale, et tegelikult temasse võib uskuda küll. Aga nagu Paulus ütles siin, tema kuulutas seda, keda me teenime tundmatuna. Ja see on nüüd see samm, kus sa astud edasi ja see usk muutub isiklikuks veendumuseks. Kas ma ütlen sulle ühte asja? Nõrk usk tugevasse objekti on tohutult palju väärtuslikum kui tohutult tugev usk nõrka objekti. Oletame nii, et sa oled, me räägime, usk on tegelikult nagu usaldus. Kui sa oled kuskil kõrgel kaljunurgal ja sa hakkad sealt alla libisema ja ma olen käinud, kui ma ülikoolis käin, siis ma käisin ikka tavaliselt suviti mägedes matkamas. Ja tihti need mäenõlvad on, kiviklibu on täis ja see kukkumine võib olla kilomeetrit pikk ja sa tead, kui sa libisema hakkad, siis sa enam pidama, sest sa oled surnud. Sa teed kausa aega võtab, sa tead, mis see protsessi lõpptulemus on. Sa oled surnud. Oletame, sa oled kuskil kaljuserval, kui sa oled kuskil mäeharjal ja sa hakkad libisema alla. Ja sa oled juba hoogu sisse saamas ja korraga sa näed, et su kõrval on üks puujuurikas. Ja kas ja kuidas saab see puujuurikas sind päästa? See puujuurikas on nii tugev, et ta võib peatada sinu libisemise ja sind kinni pidada ja sa võid pääseda. Aga nüüd on sul kaks valikut. Esimene valik on see, et sa usud intellektuaalselt, jah, ma usun, et see juurikas on piisavalt tugev, ta on ilus, ta on mu haarde ulatuses ja ma olen täiesti veendunud 100%, et kui ma sellest kinni haaran, siis ta päästab mind ja ma ei kuku alla. Aga kui sa oma kätt ei siruta, hoolimata sinu sisemisest tohutult kindlast veendumusest ja sellest juurikast kinni ei haara, siis sa kukud surnuks. Teine variant. Su pea on täis kahtluseid. Sa ei ole kindel, kas see juurikas sind peab. Sa ei ole üldse kindel, kas ta kohe koos sinuga kaasa ei tule sinna kuristiku. Aga sel hetkel, kui sa oled libisemas, sa haarad sellest juurikast kinni ja sa pääsed. Nõrk usk tugevasse objekti on tohutult palju väärtuslik kui tugev usk
objekti, mis ei toimi. Ja tahan ma ütlen sulle täna seda, et mitte meie usu tugevus ei päästa meid, vaid see, kellesse ja millesse me oma usu paneme. Ma ei tea, mis astmel sina täna oled. Kas sa arvad, et Jumalat ei ole olemas, kas usud ta on olemas, sa pole temaga lihtsalt veel kokku saanud, võib-olla sa oled käinud 3D-teenistustel mõnda aega, sul on sõbrad juba, sa oled näinud, et see nagu nende elus toimib ja sa usud tõesti, et Jumal on olemas ja sa arvad, et ta on tore Jumal ja võib-olla isegi armastav Jumal ja sa tead nagu temasse ja tema olemasolust. Ma lõpetaks täna sellega ja ütleks sul seda, et peamine küsimus tegelikult lõpuks, mis teeb mõnes mõttes tühjaks selle, mis ma olen rääkinud, ei olegi see, mida sina arvad ja usud Jumala kohta. Lõpuks isegi pole peamine küsimus see, et kas ma arvan, et kas ma tunnen teda, kas ma tean teda. Lõpuks, mis loeb, on see, kas see Jumal tunneb mind. Jeesus ühel hetkel Mattuse evangeeliumis mäe peal, kus paljud inimesed tema ümber olid, räägib sellest ja ütleb vaatab ajastu lõppu ja ühel päeval ta ütleb, et juhtub midagi järgmist. Ja tollel kõik uskusid Jumalasse. Kõik uskusid ühte või mitmesse Jumalasse. Ja Jeesus ütles, paljud ütlevad mul tol päeval, issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud, sinu nimel kurje vaime välja ajanud, sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid ja siis ma tunnistan neile, ma ei ole teid kunagi tundnud. Minge ära minu juurest, te ülekohtu tegijad. Tahaks lõpuks öelda sul täna seda, et olulisem kui see, kas sina tunned Jumalat või usud Jumalast, on see, kas see Jumal tunneb sind. Ja täna on sul võimalik teda tundma õppida. Piiblis on kirjas, et ühel hetkel see Jumal, kes oli nii suur, kes on algusest peale olnud, Johannese evangeeliumi algust tasub lugeda, see on selline filosoofiline, kus valdatakse Jumala kõiksust ja suurust ja korraga öeldakse, et tegelikult see kõiksus, Jumala kõiksus ja suurus sai ilmseks meie keskel läbi Jeesuse Kristuse isiku. Ja siis ütleb sellised radikaalsed sõnad, et Jeesus tuli inimeste keskele ja kõik, kes tema vastu võtsid, nende andis Jumal korraga meelevalla saada kelleks? Jumala lasteks. Ja mul on 3 last ja ma tean, mina tunnen, kui ma kedagi üldse tunnen oma elus, siis on need minu perekond, minu naine ja minu lapsed. Kui meie saame Jumala lasteks, siis sel hetkel Jumal tunneb sind ja mind. Ja see on veel olulisem kui see, mida sina tunned või arvad Jumala kohta. Kui Jumal tuleb sinu ellu, siis tuleb korraga valgus pimedusse ja sa näed korraga, et su elu on paigast ära, su on mööda lastmisi kui palju. Piibel nimetab seda patuks. Ja korraga teate, see on see kõige halvem hetk, mida ma olen ka oma elus kogenud. Kui sa korraga jõuad sinna aru saama, et Jumal ongi olemas, uskumatu värk, aga Jumal on olemas ja ta ongi kõik võimas ja ta on suur ja tema kohta võiks öelda lausa seda, et ta on püha. Ja korraga sa mõistad, et mina ei ole seda. Ja see on see kõige halvem koht, kus olla korraga, sa mõistad, et Jumal on seal ja suur ja vägev ja mina ei jõua iial temani, sest mina ja Jumal oleme nii lahus üksteisest. See on see halb uudis. Et kui sa lihtsalt jõuad täna uskumiseni Jumalast, Jumal korraga näitab sinu südame olukorda, siis sa oled halvas kohas. Aga küll on hea, et Piibel jätta meid sinna halva kohta. Ja me nimetame seda evangeeliumiks heaks sõnumiks Jeesuse Kristuse kohta, et Jeesus tuli ja tema elas ja tema suri minu eest. Ja korraga tema ühendab mind Jumalaga. Ja tead sa, Kristus ei paku täna meile 100% kindlat argumentatsiooni Jumala olemasolu kohta. Aga mida Kristus pakub sulle täna on raudkindel persoon, kes ühendab sind Jumalaga. Kõik teised religioonis, millest te räägite ja olete rääkinud, räägivad Jumalast kõrvalseisest, eemal olevast. Kristus on ainuke religioon, mis ütleb, Jumal on ennast kirjutanud sellest suurte loosse sisse. Tuleb ja sekkub, tuleb ja päästab. Tuleb on osa sinu elust ja sinu loost. Kolm astet teel Jumala juurde. Ma soovitan ükskõik, kas olete kristlane või mitte kristlane, mõelda nendel teemadele. Küsida neid, kahelda.
koos läbi minna nendest asjadest, sest ühel päeval sa pead vastust andma teistele inimestele enda ümber. Jama, kui sa ei oska, siis su usk võib kaduma minna. Aga lõppeks on olulisem kui see, mida sina arvad Jumalast, see, mida Jumal ütleb sinu kohta. Ja küll on hea, et ma võin täna öelda, et ma olen Jumala laps, ma olen Jumala poeg ja ma tean, et paljud teist saate seda sama öelda. Ja kui sa täna veel ei saa seda öelda, siis nüüd palvetame. Ja kui sa igatsed ka seda sama kindlust saada, seda sama veendumust saada, et okei, Jumal, kui sa oled olemas, isegi kui mu usk on nõrk, ma tahan sirutuda ja sinust kinni haarata. Ja ma igatsen, et sa võtaksid, et sa õpiksid mind ka tundma, sellisena nagu ma olen. Siis on sul see täna võimalik. Kummardame pead ja läheme Jumala ette. Jumal, las kõik, mis on minust öeldud siin lava peal, võiks jääda selja taha. Ma tean, ma olen nii puudulik ja ma ei suuda iial kirjeldada sind või tõestada sind ja ma ei üritagi seda teha, aga ma palun praegu, et sinu püha vaim võiks siin ruumis teha tööd, mida vaid sina saad teha. Ja me teame, et sina muudad südameid ja sina teed südameid pehmeks ja sina näitad ennast ja kus kohas me iganes täna oleme oma teekonna peal, mida me usume või mida me ei usu, millised sotsiaalsed või intellektuaalsed või isiklikud kogemused on meie minevikus või praeguses olevikus. Me praegu palume, et sa tuleksid ja teeksid oma tööd meie südametes. Me usume sinusse kui kõik vägevasse, heasse ja armastavasse Jumalasse. Ja ma tänan, et täna me ei pea lihtsalt jääma siia oma udu sisse ja häma sisse, vaid me võime sirutuda käe välja ja haarata sinust kinni. Ja näha, et tõesti sa oled meile jätnud Jeesuses Kristuses ühe raudkindla isiku. Nii kui me lõpuni asjadest aru ei saa alati. Jeesus, kui siin täna on mõni inimene, kes tunneb, et ta tahab esimest korda oma elus sirutuda käe sinu poole ja haarata sinust kinni ja öelda, Jumal, siin ma olen sellisel, nagu ma olen ja mu minevik on mööda laskmisi täis, aga täna ma otsin midagi kindlat. Siis ma palun, nagu sa oma sõnas oled öelnud, et kui me sinu vastu võtame, siis sina annad meile meelevalda saada Jumala poegadeks ja tütardeks. Ma tänan, et kui me oma patud tunnistame, siis oled sina ustav ja õige. Jeesus, ja kui sina oled keegi selline, kes tunneb praegu, et see on sinu palve, siis palustada Jumala poole, et Jumal, võta mind vastu sellise, nagu ma olen. Anna mulle andeks, mis ma olen teinud. Ja tee mind Jumala pojaks ja tütreks. Taevasi täna, et me võime siit minna ja sellesse nädalasse, mis on ees ootamas ja olla julged ja kindlad, et sina oled meis. Isegi kui me kõigest aru ei saa, oled sina vägeva kui meie. Amen. Kui soovid pärast rääkida, siis mul on mõned vastused, aga kindlasti palju rohkem küsimusi. Aga siin on palju inimesi, kellel on nimesildid kaelas, mina räägin nendega, kui soovid palvetada, tee seda. Kui Jumal on midagi sinu südames tegemas, siis ära mine siit ruumidest, siit korruselt välja, enne kui sa oled andnud talle võimaluse see töö teha lõpuni. Meie rahva südametes too hääretust, püha vaime igatseme. Su hääretus ainult see